Sa ei tohi eneselle teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taivas, ega sellest, mis on olma piil, ega sellest, mis on meie eelviis. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida. Enamikus kirikutes on rist kristluse sümboliks. Kuid algkristlik kirik ei kasutanud risti kui kristluse sümbolit. Varakristlikul ajal oli rist surma mõistetud kurjategijate hukkamisriist. Varakristlaste jaoks, keda ristilöömine oli sünge ja igapäevase kogemusena ümbritses, polnud ohtu risti sentimentaalselt kaunistada. Algselt oli rist ebajumal, mis sümboliseeris pagannust. Ristikujusid kasutati sümbolitena, nii religioossetena kui ka muul viisil juba ammu enne kristlikku ajastut. Risti avalik kasutamine võeti kristlaste seas sümboliliks omaks Konstantinuse suure ajal. Kristlik kirik aktsepteeris risti pagannuse sümbolit. Kui inimesed tegid pagannuse sümbolist sümboli ja kummardasid seda, siis nad hävitati. Oma vanemate Jumala koja ning teenisid viljakustulpi ja Jumala kujusid, siis tabas viha Juudat ja Jeruusalemma nende süü pärast. Miks siis iisraellased ebajumalaid kummardasid, kuigi nad teadsid, et see viib nad hukatusse? See oli sellepärast, et ebajumala kummardajad petsid neid ära. Ebajumala kummardajad petsid iisraellasi uskuma, et Egiptuse ebajumal on Jumal ja õhutasid neid ebajumalat kummardama. Isegi tänapäeval petavad ebajumala kummardajad inimesi uskuma, et rist on Kristuse sümbol ja Jeesuse ohvri mälestusmärk, et nad saaksid risti ebajumalat kummardada. Kui sa siis kummardad kuju, olgu see siis Jumala või olendi kujutis, kummardades oled juba ebausust lummatud. Neetud olgu igaüks, kes valmistab nikerdatud või valatud kuju jäleduseks issandale, sepa kätetöö ja seab selle üles salaja. Need, kes teevad risti ja kummardavad seda, saavad hävitatud. Usu uude lepingusse, mille Kristus on seadnud ja saa päästetud Kristuse vereosalusel.